Tere maailm ja eriti Eestimaa, ma ei pea ennast tutvustama, sest jälle kõigi suud lahti, kuidas mina niga räägin eesti keelt. Kui sa oled poksinud nii kaua ja sul pead on pekstud pehmete kinnastega, siis sa hakkad kõiki keeli rääkima. Ja asja juurde minu uus raamat, mis tuleb Eestis välja esimesena, ma räägin teile mõned lood oma kirevast poksija ambaali elust. Ükskord ma olin sellises olukorras, kust mind ei tuntud ära, see oli nii imelik. Ja ma ütlesin mingi mõtte, et alati on meeldiv lähedastele anda. See on veel meeldiv kui vastu võtta. Siis üks daam küsis, et kas te olete preester, vaimne inimene. Ma ütlesin, ei, ma olen poksija, sellepärast meeldib anda rohkem, eks. Ja teate, et kui kes poksist ei tea täpselt, siis on niimoodi, et kui keegi lööb kellegi mättasse knockout, siis see kohtunik loeb, eks ju, et aru saada, kui mättas ta on 1, 2, 3 ja ta kuni 10, ta seisab püsti, siis saab jätkata. Ja tegelikult üks tark, minu naine väga tark oma hommikul ei taha ärata üles, siis ta seisab mu voodi kõrval, ta teab juba poksija naine, eks ju, ja loeb mu voodi kõrval 10 ja automaatselt ma ajan ennast püsti. Oma noorpõlvest ka siis üks loll sõber küsib mu käest, kui ma sain hoovis peksa ja panin ennast boksi ringi kirja, boksi nagu siis trenni kirja ja siis ta küsib mu käest suurte silmad, et huvitav, kas sul nii meeldis siis saada peksa, et läks boksi ringi, et oma seda peksuperioodi pikendada nagu. Elu on imelik, võitled kogu elu, et saada number 9 maailmameistriks ja mina ka, eks ju, aga võitnud kõik tiitlid ära aga ükskord ma olin bussis, sõitsin, eks ju, ja auto läks katki ja andsin ühele vanale memmele istet andsin bussis, eks ju. Ja kohe oli ajakirjanduses suur lugu, et nüüd on vanamemm maailmameister, kuna ma andsin oma istme talle. Mõned nõuanded ka noorematele poksijatele, kuna minu aeg on läbi, ma olen pensionil, kasvatan kanepit ja lihtsalt olen pilve peal. Aga lihtsalt kahju, et me ise selle peale ei tulnud, et alati noored poksijad, et kõige kiiremini võidab alati see poksija, kes boksi matsi lõpus jõuab üles, vaata kohtunik tõstab ja võitja käe üles, aga sa võid ise kiiresti tõsta kohtuniku käsi koos oma käega üles ja oledki võidumees, pea hakkama jamamas. Küsitud on minu käest, et missugune on täiuslik boksimatš, aga ütleme ausalt, et vahet ei ole, missugused need poksijad on, eks üks võib olla niga, üks võib olla valge, eks ju. Aga tõeline hea boksimatš on siis, kui vennad on üksteist nii tagunud, et tunned, et ei saa aru, kes on kes, ainult pükste järgi tunned ära, kes oli kes poksja. Eks ma ka noores peast oli veri vimmeldas, eks ju, ja öeldakse ka, et poksijad võib solvata ükskõik kes, aga andeks paluda jõuavad vähesed, eks ju, nii kiiresti käib käia honivalt käsi. Ka, et poksijad, et see on raske spordialad, ega seal peal pärast hästi ei lähe, eks ütleme, see nupp enam ei noki nii hästi, aga tegelikult see on vale, tegelikult juba poksija, kes tuleb juba boksitrenni juba seal, see juba algusest peale natukene ei ole väga teravalt pliiatsid, eks ju. Mina ka ükskord pärast matši, eks ju, läksin oma treeneri juurde alguses ka, nüüd ma sest viga ei tee. Ütlesin, ma treener võitsin, siis treener küsis, kuidas sa arvad, et sa võitsid kohtunik, aga ma ütlesin, et kohtunik ütles, et sa olid hästi tubli ja ära heida meelt, eks ma olen naiste mees ka olnud ja naised mind on tahtnud ikka tugev ja ilus mees ja võib kindel minu peale olla, et kui mingid probleemid on, siis mul käsi käib kiiresti, eks. Aga tegelikult ma tahan anna naistele nõu, kallis naine, kes sa iganes seal oled praegu seda vaatad ja kuuled, pane ennast ka boksitrenni nimekirja, siis sul kohe pereelu on nii õnnelik, mees on nii truu ja viisakad, lapsed sõnakuulelikud ja ämm ja äi on väga sõbralikud, nii et õnneliku pere alustal on see, kui naine on poksija. Kas ma kõik ära räägin, raamat peab ikkagi müüma ennast. Viimane siis minu lugukene, minu enda elust, et ükskord ka, kui ma algaja olin, ma ei olnud veel nii kohe kõva tegija. Ja panin murku vehkisen, ei saanud pihta, vastane nii kõva mees, hüppas eest ära, murku vehin, siis ma läksin treeni juurde ka vahepeal küsisin, kuidas mul läheb, treener ütles, et kui sa niimoodi jätkad, siis vastane saab külmetushaiguse sinu vehitud tuule käes, Lõpetuseks siis Eestimaale, kui keegi küsiks, et ütle lühidalt oma elu mõte ja moto ja kuidas probleeme lahendada, siis ikkagi pole mõtet seal ülikoolis käia või mingit õppida tarka juttu ajada, ikka kõik probleemid lahendab see, et paned vastu ätti ära,